Trump tõmbas enne maailmameistrivõistlusi ohjad koomale ja vasakpoolsed sattusid paanikasse, sest planeedi suurima spordiürituse turvalisus muutus seaduse ja korratuse vaheliseks võitluseks. 3. juunil 2026, vaid mõni päev enne kui pall hakkab veerema Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehhikos, sattus sisejulgeolekuministeerium USA senatist terava kuulamise keskmesse. Mark Wayne Mullen, selle valdkonna juht, sattus demokraatide senaatorite surve alla seoses Ice rolliga staadionitel. Püüti maailmale enne esimest mängu läbikukkumise kuvandit müüa, kuid tegelikkuses ilmes midagi muud. Trump tahab, et staadion oleks kaitstud, lennujaam kontrolli all, piir valvatud ja kurjategijatel poleks mugavustsooni. Mida vasakpoolsed tahavad varjata? Miks Ice'i nii palju hirmutab? Miks püütakse turvalisust skandaaliks muuta? Ma räägin sulle kohe kõigest sellest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Kohtumine toimus Washingtonis. Arutati eelarvet, immigratsiooni ja turvalisust. Demokraadid tulid valmis rünnakuga Mulleni vastu, et suruda peale ideed, nagu Ice kohalolek MM-il peletaks eemale väliskülalisi ja rikuks turniiri mainet. Aga Trumpi valitsus käsitleb MM-i kui riiklikku operatsiooni, mitte kui kaitsetud pidu. Üritus algab 11. juunil 2026. Mänge peetakse 16 Põhja-Ameerika linnas, neist 11 asuvad Ameerika Ühendriikides. See tähendab täis lennujaamu, täis hotelle, rahvusvahelisi delegatsioone, ringi liikuvaid fänne, proteste ja organiseeritud kuritegevuse riski, kes võib segadust ära kasutada. Mullen tegi CBS-ile antud intervjuus selgeks, et Ice on kaasatud MM-i turvastruktuuri, kuid mitte massiliste vahistamiste eesmärgil. Tema sõnum oli lihtne. Agentuur ei loobu oma seaduse jõustamise vormist ainult sellepärast, et on staadion ja rahvusvahelised kaamerad. Kui on kurjategija, pettus, salakaubandus või oht, on agentidel endiselt õigus tegutseda. Vasakpoolsed võtsid selle lause ja üritasid teha sellest fännide hirmutamise vahend. Kui agent leiab mänguteel ohu, kas ta peaks tegutsema või teesklema, et ei näinud, et mitte aktivisti häirida? Senatist sai selle vaidluse areen, sest linn ja Pühamu püüavad piirata koostööd föderaalsete immigratsiooni ametivõimudega. Trumpi valitsus reageeris tugeva ähvardusega. Kui kohalikud omavalitsused takistavad seaduse täitmist, võib rahvusvaheliste lendude töötlemine nendes kohtades küsimärgi alla sattuda. Vasakpoolsed nimetasid seda kaoseks. Aga Trumpi loogika on institutsionaalne surve. Linn ei saa tahta kasu rahvusvahelisest liiklusest, turismist, rahast ja föderaalsest infrastruktuurist, samal ajal püüdes blokeerida riiklikku võimu, mis vastutab piiri ja immigratsiooni eest. Pinged kasvasid, sest Los Angeles, üks Ameerika Ühendriikide võõrustajalinnu, sai kohaliku garantii, et jalgpallimängude ja MM-i ürituste ajal ei toimu tsiviilimmigratsiooni kontrolli. Seda teavet kasutati osa avalikkuse rahustamiseks. Kuid isegi seal tunnistasid võimud föderaalvõimu kohalolekut üldises turvalisuses ning et olukord võib muutuda. Los Angeleses toimuvad samuti Iraani mängud. Seal on suur Iraani kogukond ja protestide oht. Teisisõnu, head tahtest kaitstud MM-i ei ole olemas. On olemas turvaoperatsioon reaalse riskiga ja Trump teab, et iga viga kasutatakse Ameerika Ühendriikide vastu. Just siin pöörab Trump mängu enda kasuks. Turvalisus ei ole populaarsusvõistlus. Turvalisus tähendab selle takistamist, et probleem ilmneks siis, kui on juba hilja. Vasakpoolsed üritasid samuti segada MM-i teiste kriisidega, et näidata valitsust kontrolli alt väljas olevana. Nad tõid välja protestid ja tulekahjud, kinnipidamiskeskused, sisserändajatega seotud juhtumid, sisejulgeolekuministeeriumi avaldused ja kohtulahendid. Eesmärk oli saada Mullenilt välja lause, mis kõlaks allumatusena. Ta vastas, et kavatseb seadust jõustada ja põhiseadust kaitsta. See häirib demokraate, sest nemad tahavad, et madalama astme kohtud, varjupaigalinnade linnapead ja kubernerid takistaksid kogu föderaalset poliitikat. Kriis sai rahvusvahelise mõõtme survega FIFAle. Norra föderatsioon toetas eetikakaebust Gianni Infantino vastu, kuna ta andis rahupreemia Donald Trumpile MM-i loosimisel. Väide on, et FIFA rikkus poliitilist neutraalsust. Aga see liikumine näitab, kuidas MM-ist sai Trumpi vastane lahinguväli juba enne esimest mängu. Kui Ameerika presidenti tunnustatakse, kurdetakse politiseerimise üle.
kui Ameerika valitsus tugevdab turvalisust, kurdetakse hirmutamise üle. Kui föderaalagendid kaasatakse planeerimisse, kurdetakse hirmu üle. Mõõdupuuks ei ole jalgpall. Mõõdupuuks on Trumpi maine kahjustamine kogu maailma ees. 1994 aasta maailmameistrivõistlused Ameerika Ühendriikides toimusid teistsuguses globaalses keskkonnas. Enne 11. septembri rünnakuid, enne odavaid droone ja enne digisõda. 2026 aasta maailmameistrivõistlused on teistsugused. See saab olema suurem, laialdasem, kallim ja haavatavam. Suured spordiüritused ei ole enam ainult tseremoonia ja televisioon. Need on muutunud turvaoperatsioonideks, luureks, voogude kontrolliks, dokumentide kontrolliks, droonide vastaseks kaitseks ning föderaalvalitsuse, osariikide ja linnade koostööks. Teised riigid on sellest juba aru saanud. Saksamaa tugevdas piirikontrolli 2024 aasta jalgpalli Euroopa meistrivõistluste ajal ja kasutas Frontexit dokumentide kontrolliks ja dokumendipettuste tuvastamiseks. Prantsusmaa pani 10 000 politseinikke ja sõjaväelasi Pariisi olümpiamänge kaitsma, kasutades tõkkeid ja ranget juurdepääsu kontrolli. Katar valmistas 2022 aasta maailmameistrivõistlusteks ette täieliku infrastruktuuri, korraldades koolitusi ja rahvahulkade juhtimise planeerimist. Kui need riigid seda teevad, nimetatakse seda ettevalmistuseks. Kui Trump seda teeb, vasakpoolsed nimetavad seda ohuks. Trump ei teeskle, et maailmameistrivõistlused toimuvad ideaalses maailmas. Ta näeb turniiri Ameerika Ühendriikide visiitkaardina ja suveräänsuse proovikivina. Trump tahab näidata, et maailma võõrustamine ei tähenda kontrollist loobumist. See on valitsus, kes seab turvalisuse kesksele kohale, samal ajal kui vasakpoolsed püüavad distsipliini müüa paanikana. Mina olen Minson Alves, rahvusvaheliste suhete ekspert ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Minson Alvese kogukonnaga.